Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas määrata tundmatu lahuse tihedust. Seadeldist, millega tihedust mõõdetakse, nimetatakse areomeetriks ning Rakett 69 6. hooaja ühes veebisaates olen ma seda juba ehitanud. Seega kasutame hetkel juba varem valmis tehtud seadeldist. Selle töö põhimõte on väga lihtne. Siin all on mahuti, kus on mõned raskused ning siin on pikk ühtlase ristlõikega kõrs. Kui see nüüd asetada vedelikku, siis sõltuvalt vedeliku tihedusest upub see erinevale sügavusele ära. Seda põhimõtet nüüd ära kasutamegi. Siin laual on 3 lahust. Üks neist on tihedusega 1,00 grammi kuupsentimeetri kohta. See on tavaline puhas vesi. Teine lahus on tihedusega 1,16 grammi kuupsentimeetri kohta. Selle näol on tegemist üsnagi kange keedusoola ehk naatriumkloriidi lahusega. Ning kolmas lahus on selline, mille tihedust me ei tea ning meie eesmärk on selle areomeetri abil määratagi, mis on selle kolmanda lahuse tihedus. Asetan esmalt areomeetri lahusesse tihedusega 1,00 grammi kuupsentimeetri kohta. Ning kui areomeeter on ujuma pandud, liigutan seda natukene edasi-tagasi, sest on oht, et areomeetri põhja alla jääb mõni õhumull ja see mõjutab seadme ujuvust. Kui nüüd liigutades alt enam õhumulle ei tule ning võime ka põhjalt näha, et seal ühtegi mulli ei ole, siis teen mõõtmised sellest vedeliku pinnast kuni kõrre ülemise otsani, sest seda mõõtu on väga lihtne ja üheselt mõistetav võtta. Kasutan mõõdu võtmiseks joonlauda ning kui asetada joonlaud siia ühest otsast veepinnale, 0 punktiga veepinnale ja vaadates, kus kõrs ujub, esimeseks tulemuseks saame 134 millimeetrit. Nüüd liigutan areomeetrit veidi üles alla selleks, et selle kõrgus muutuks, kuid areomeeter tõuseb ise tagasi õigele kõrgusele. Nüüd võtan uue mõõdu, ehk siis teen kordusmõõtmise. Tulemuseks on taas 134 millimeetrit ning võtame ka kolmanda kordusmõõtmise, et veenduda seadme täpsuses. Taaskord on tulemuseks 134 millimeetrit. Märgin selle tulemuse siia graafikusse. Meil on tihedus 1,0 grammi kuupsentimeetri kohta ning kõrre kõrgus veepinnast oli 134 millimeetrit. Märgin selle vastavasse kohta ära. 100, 110, 120, 130 ning 134 asub siin. Nüüd tuleb meil leida see koht, kus need kaks märgitud väärtust omavahel ristuvad, ehk siis 1,0 joon ning meie märgitud 134 millimeetri joon. Ja see on meie esimene mõõtepunkt. Nüüd tuleb märkida graafikule ka teine mõõtepunkt. Enne kui teist punkti mõõtma asun, veendun, et areomeeter oleks kuiv, ehk siis siia peale jäi natukene esimese lahuse vett. Kuivatan areomeetri ära, sest vastasel juhul, kui ma selle esimese lahusega koos oleva areomeetri paneksin teise lahusesse, siis ma muudaksin teise lahuse kontsentratsiooni. Ja mõõtmise juures on ülitähtis, et mõõtmise käigus me ei muudaks mõõdetavat suurust. Muidu pole mõõtmisel mingit mõtet. Nüüd asetan areomeetri lahusesse tihedusega 1,16 grammi kuupsentimeetri kohta. Ning taaskord tuleb seda veidi liigutada, et õhumullidest lahti saada. Ja täiesti ettearvatavalt näeme, et areomeeter on hetkel palju kõrgemal. See on sellepärast, et teise lahuse tihedus on suurem ning seega selle lahuse poolt avaldatav üleslükke jõud areomeetrile on samuti suurem ja tasakaaluasend tekib kõrgemal. Mõõdan nüüd ära areomeetri tipu kõrguse vedeliku pinnast. Saan tulemuseks 245 millimeetrit. Teen kordusmõõtmise, liigutades enne jälle areomeetrit ning mõõdan uuesti vedeliku pinnast kuni areomeetri kõrre lõpuni. 245 millimeetrit taas ning liigutame seda veel ja võtame kolmanda kordusmõõtmise.
mõõtmise ajal pean ma jälgima, et kõrs ei puutuks vastu joonlauda, muidu võin ma kogemata joonlauaga tulemust muuta. Ning taaskord on tulemus 245 millimeetrit. Kuna mõõdetud tulemused olid joonlaua järgi kõik millimeetri pealt samad, näeme, et selle seadme mõõtetulemuse korratavus on väga hea ning see annab tunnistust selle seadme heast kvaliteedist. Järelikult on need tulemused usaldusväärsed. Märgin nüüd graafikule veel 2 joont. Kõigepealt mõõdetud 245 millimeetri joon. Ning sellest tuleb tõmmata punktiir ülespoole. See punktiir ei ole oluline tulemuse osas, vaid on lihtsalt veidi selgitavaks materjaliks. Ning graafiku teise otsa tuleb meil märkida punkt tiheduse 1,16 grammi kuupsentimeetri juurde. See joon tuleb märkida siia. Ning ka siit võime vedada väikese punktiiri, et meil oleks selgem näha, kuidas tulemus graafikule tekkis. Ning selles punktis kohtuvad 2 joont ja see on teine mõõtepunkt. Kuna selle areomeetri kõrs on igalt poolt ühtlase ristlõike pindalaga, on ka kõrgus lineaarselt sõltuv sellest, kui suur on mõõdetava lahuse tihedus. Seega võin 2 mõõdetud punkti vahele tõmmata joonlauaga sirge joone. Ja seda joont võib pikendada mõlemale poole ka mõõtepunktidest kaugemale. Sedasi tehes oleme me saanud antud areomeetri kalibreerimisgraafiku. See tähendab, et sõltuvalt sellest, kui sügavale see areomeeter nüüd ära upub, saame me graafikult väga kiiresti vaadata, mis on sellele vastav tihedus. Loputan areomeetri ära ning seejärel saamegi asuda tundmatu lahuse mõõtmise juurde. See loputamine on taas oluline selleks, et mitte rikkuda ära viimast lahust. Ning asetame areomeetri tundmatusse lahusesse. Ja nüüd mõõdame üle ka areomeetri sügavuse tundmatuslahuses. Esimene tulemus on 210 millimeetrit. Liigutame areomeetrit ning võtame igaks juhuks kordusmõõtmised. Teine tulemus on samuti 210 millimeetrit ning liigutame seda veidi. Ja ka kolmas mõõtmistulemus on 210 millimeetrit. Seega saame graafikule kanda uue mõõtejoone. See on 210 millimeetrit. See asub siin ning tõmbame nüüd punktiiri mõõdetud tulemusest graafikuni. – 210 millimeetri joon lõikub graafikuga selles punktis. Sellest kohast, kus 210 millimeetri joon lõikub graafikuga, tuleb nüüd vedada üks horisontaalne punktiirjoon selle telje peale, kuhu on märgitud tiheduste väärtused. Ning nüüd saame siit graafikult lugeda välja, et tihedus on, siin on 1,1 grammi kuupsentimeetri joon, siin on 1,12 ning siin tekib 1,11 grammi kuupsentimeetri kohta joon. Ehk siis graafiku järgi sain tundmatu lahuse tiheduseks 1,11 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja sellise kontsentratsiooniga ongi see kontrolllahus valmistatud. Ja täpselt nii lihtne ongi määrata graafiku abiga tundmatu lahuse kontsentratsiooni.